tere, minu nimi on Rita Aim ja olen Palazzo interjööri sisearhitekt. Oman päris pikka kogemust erinevate interjööride loomisel. Täna on mul mõttes teile rääkida veidi, kuidas sünnivad erinevad kodud, kuidas võiksid inimesed läheneda oma interjööri loomisele. Kõigepealt, kui me mõtleme mõne ruumi sisustamisele, loomisele, ehitamisele, siis oleks hea, kui me oleksime veidi mõtisklenud selle üle, mis meile meeldib. Tänane maailm väljaspool on väga muutlik olnud viimased aastad. Seoses erinevate pandeemia olukorraga, praeguse sellise äreva, võib-olla siis ka sõjalise olukorraga, mitte meist väga kaugel, me hindame väga oma kodu ja kodu iseenesest võiks olla üks selline ütlemata turvaline koht, kus me kõik tunneksime ennast väga hästi. Samas on kodu selline koht, mis väljendab meie isikupära, räägib loo meist endist ja seda kõike võiks arvesse võtta, kui me oleme sisustamas, loomas oma perele või iseendale uut kodu. Ja olen siin mõned pildid ja mõtted välja valinud, et need aitaksid mu juttu võib-olla mõista, võib-olla teha paremini enda valikuid. Et arvestades just seda, mis ma eelnevalt kõnelesin, võib-olla me eestlastena väga armastame loodust ja tahame seda loodust tuua ka oma koju, tuppa. Et oluline on just see keskkond, milles me oleme ja kõik see, mis meid ümbritseb, tegelikult on meiega kaasas nii päeval kui öösel ja siin on üks esimene moodboard, mis iseenesest on selline hetkel natuke trendis olev japandi stiili näide, aga mis iseenesest väga sobib sellisesse rahulikku, hubasesse interjööri, kui see on meil mõttes luua. Ja siit võib-olla siis, kui juba moodboard on olemas, siis selline võiks olla see lõpptulemus, mis täpselt selline mõnus õhustik on loodud, mis on samas on siin ka veidi trendipäraseid elemente, milleks on täna just need ümarad vormid, selline voolavus, samas sellised soojad värvikammad ja mõnusad pehmed erinevad tekstuurid, mis aitavad samuti sellist õdusust ja hubasust luua. Vormid on ka võib-olla need, millele pöörame tähelepanu, kui me sisustame. Et see ongi see mõttekoht, kas nüüd jälgida trendi või mitte. Aga miks mitte? Vaadata selliste uute pehmete, voolavate, ümarate vormide poole, erinevad tekstuurid, mis meile täna väga meeldivad, on need siis seinapaneelide, kumerad, pinnad, nii mööblis kui miks mitte ka seintes. Siin lihtsalt mõned mõtted sellega seonduvalt, et selline soe ja hubane interjöör, kus on meie poolt alati armastatud puidutoonid, siin on näiteks toodud üks selline sisekaar mõnusas värvitoonis. See kaare motiiv on tegelikult täna üsnagi selline päevakohane ja seda võib väga erinevalt kasutada. On see siis tõesti ukseavade või seinamotiivis või siis hoopis peeglite või mööbliga. Et siingi üks selline päris vahva interjöör, kus sellist kumerat joont on päris palju kordusena kasutatud, aga samas värvitoonid on just need maalähedased, see niinimetatud terratoonid, kõik see savi, terrakotta, selline hästi hubane soe pruun, beež, koos siis heleda ja kontrastiks võib-olla mõne musta elemendiga. Meil on seda pimedat aega päris palju ja tihtipeale armastame sellepärast oma interjööre luua heledate valgusküllastena ja selline neutraalne lähenemine ongi võib-olla just selline hele puit, heledad pinnad, sinna sekka erinevaid tekstuure ja see interjöör siin võib-olla väga hästi iseloomustab seda mõttekohta. Küll alati võivad olla väikesed detailid, kas siis erinevad metallitoonid, on selleks kuld, hõbe, nikkel, must
et need ilmestavad ja annavad sellist särtsu sellisele heledale interjöörile. siin on näha ühte väga ilusat peidetud ustega suurt võib-olla eramaja köögilahendust, kus siis see saar on see vauelement, selline liivakivi mustriga pinnad, mis iseenesest kivi on ka tükk loodusest ja me oleme alati seda meeleldi kasutanud interjööris ja inimestele meeldib see, et see on vastukaaluks sellisele soojale puidule, see kivi, aga kivi on selline, mida annab valida väga eriilmelist, on ta siis selline veidi neutraalsem või just annab sellist tugevamat särtsu oma tugeva võib-olla marmormustriga. miks mitte? et kui siin vahepeal oli väga palju kasutuses selliseid halle ja musti ja valgeid värvitoone, siis täna ma liiguksin natukene soojemate värvitoonide poole. vaataksin selliseid vahepealseid, kas siis beežikaid, miks mitte uuesti sinna erinevate puidutoonide poole vaadata. metallipinnadki võivad olla täitsa erinevad, selline šampanjatoon, mida hetkel võib-olla võiks juurde võtta lisaks siis sellele mustale. aga siin olles ikkagi Põhjamaa osa, meile meeldivad sellised neutraalsed, rahulikud interjöörid. siingi on näha ühte sellist, kus esmapilgul nagu värve ei olegi kasutatud, võib-olla tulevad need väikeste detailidena sisse, on see siis padi või mõni dekoratiivne element pilt seinal. et samas on selline loodud harmoonia. harmoonia võib-olla ongi see võtmesõna ja samas eks interjööri loomisel peab kindlasti mõtlema ka praktilisuse peale, et kõigil asjad leiaksid oma sobivad kohad, et oleksid õiged käiguteed, kust, kuhu, mida. et see on üks selline võtmemõte, millest siis lähtuvalt interjöör alati toimib ja kui ta on loodud ja selline kooskõla, harmoonia saavutatud, siis tegelikult toimib ta aastaid. et äh, et võib-olla siin selline rahulikum magamistuba, kus jah, natukene on sellist hetkel trendis olevaid elemente kasutatud just nende rotangmööbli elementidega, aga samas just see ajatu puit, heledad seinad. et kui siis ühel hetkel võib-olla tahad väikest muudatust teha, siis miks mitte seda teha seal tekstiilide või pildiga. ja siin natukene elegantsem siis pesuruum, kus rõhuasetus on sellel imelisel kivist marmorvalamul, mis täidabki sellise ruumi elemendi ülesannet, samas on funktsionaalne ja, ja jätab väga kena mulje. Need pesuruumid on meil tegelikult sellised, kus tihtipeale need ei ole väga suured, siis neid väga värvilisteks võib teha, aga võib-olla selline mõnus meeleolu hommikul, õhtul lõõgastuda on sellises neutraalses ruumis parem. ja siingi on näha sellist ilusat liivakivi mustrilist viimistlust. sellist väikest vimkat ja sellist interjööri vau-elementi saab alati lisada erinevate disainelementidega, on selleks valgustus või erinevad seinakattematerjalid või siis on selleks elemendiks, mis silma kenasti, võib-olla on see pilgupüüdja, on just ilus mööbliese diivanilaua või tugitooli näol, et ühte kenasse interjööri võiks mõne sellise mõelda. küll ei pea kõik need olema siis võib-olla ei peaks kõike nagu hästi palju kuhjama, et piisab seal mõnest sellisest vahvast disainelemendist. ja disainelementidega on tegelikult ka see teema, et kui sa raatsid tõepoolest soetada mõnda natuke hinnalisemat, kas valgustit või mööbliesemet,
siis tea, et tegelikult need asjad on ajatud. Need on hinnas ka aastate pärast ja su süda on rahul, et sa oled teinud selle investeeringu. et vastukaaluks siis võib-olla seni nagu kiirmoes on ka mööbli ja sisustuse vallas neid selliseid küll soodsa hinnaga mööbli ja valgustuselemente, mis võib-olla ei anna sulle täit rahuldust, kui kasutad neid. aga igale asjale on alati koht. siin on mul mõttes olnud natukene teises stiilis, natuke värvilisemat interjööri kajastada. et see kuidagi tuleb peale, alati peale seda, kui on palju võib-olla olnud sellist hästi monokroomset interjööris oleme olnud, siis vastukaaluks tahame just värve kasutada. aga need värvid on ka sellised, võib-olla ei ole puhtad toonid, vaid on just nimelt loodusest inspireeritud, veidike mahedamas segatud võtmes. ja need annavad hoopis teistsuguse interjööri tunnetuse. tumedad toonid alati lisavad hubasust, teinekord selliste säravate klaas- ja metallelementidega annab sinna tuua elegantsust, sellist glamuurset, miks mitte, kui see on taotluslik. et ja need värvid võivad olla nii suurte kui väikeste pindadena. küll jah, ikka ja jälle me jõuame selleni, et meile meeldib puitu kasutada mööblis ja noh, eks see köögimööbel on üks suuremaid mööblielemente meie kodudes. siingi näha siis sellist soojas pruunis toonis köögimööblit, mis on hetkel sellise trendika raamuksega. aga samas, kui nüüd mõelda, siin on sarnane uks, aga hoopis juurde pandud siis metallielemente koos marmoriga, mis teevad sellest väga elegantse lahenduse. ja võib-olla vahepeal me olime väga sellisi ettevaatlikud pruuni värvi suhtes, kuigi ta on teatud kombinatsioonides väga hubane ja mõnus interjööris, siin on lihtsalt võib-olla mõtteks, miks mitte. ja värvid saadavad meil kõigis koduruumides, on selleks siis elutuba, köök, miks mitte magamistuba, kus selliseid erinevaid värvilisi elemente kasutada, kui see sobib teie mõtetega ja maailmavaadete ja tunnetega, mida te seal tahaksite näha. siin on jällegi selliseid toredaid rotangelemente, nii voodipead siis kui punutud siis värvilisi valgustikupleid näha. siingi üks selline väga rõõmus roosa elutuba, aga miks mitte. ja pesuruumidki siis sellistes rohkem värvilistes kodudes võiksid olla sellise rõhuasetusega. võib lisaks siis seinavärvile valida ka mööblit. nagu siingi näha, aja jooksul saab seda ju vahetada, kui mõtted ja soovid muutuvad. siin vastukaaluks hoopiski siis selline sinine pesuruumi interjöör. ja siitki on näha, et sellist erinevat värvi ja tapeedi kombinatsiooni võib erinevates ruumides kasutada. täna on täiesti olemas materjalid, mis sobivad kasutada pesuruumis, näiteks selline veekindel tapeet. ja tegelikult nendele paarile eelnevale kombole värvilahendustele on alati selline ajatu, šikk, klassikaline, modernne stiil, mis minu meelest ei lähe kunagi moest ära, kui sa selle valid. et siin ka mõned mõtted siis nende osas. et küll võib-olla tänapäevases hetkemoe võtmes see diivan siin, aga samas need värvitoonid on täiesti ajatud ja kui seda pilti vaadata võib-olla 10 aasta pärast, siis ei saagi aru, et see oli sellel aastal kellegi poolt loodud. sarnast sellist tšikki tumeda-heleda kivipuidu mustri kombinatsiooni, kuhu siis lisatud veidike erinevaid metallivarjundeid.
samuti lihtsalt põneva vormiga mööbliesemeid, kus siis interjööri on toodud ka siis sellist seina dekoratiivmotiivi, antud juhul siis kaarekuju ja tekstuurselt siis ka seinal näha. selline samas hästi rahulik ja harmooniline magamistuba, nagu ma ütlen, see stiil on ajatu ja siit ei saagi võib-olla sellist ajajärku selle sisustamisel määrata. Mm. olles ise pidevalt ka erinevate tööde ja tegemistega hõivatud, siis siin on üks projekt, mis meil hetkel käsil, kus me loome ühele vahvale perele sellist rannamaja stiilis, sellist renoveerime just nimelt vana eramut ja oleme siin kasutanud samas võib-olla, kuidas öelda, neid mõtteid, mis just siin on paari viimase aasta jooksul kogutud ja millega sooviks oma mõtteid edastada. aga teisalt ma arvan, et kui see interjöör saab loodud selliselt, siis see töötab päris pikka aega, ilma et see vajaks uuendusi. et kui on tegemist sellise võib-olla teise või kolmanda koduga, mis meil tihtipeale nüüd siin inimestel on võimalus omale luua, siis võib seal ka veidi julgemalt katsetada erinevate värvide ja tekstuuridega, samas siis hoides muud pinnad neutraalselt ja selline mõte siis antud juhul ongi meil olnud. Ja võib-olla selline ühtse terviku loomine ka, et kui mingi element on mõnes ruumis esile toodud, siis miks mitte tekitada kordus mõnes teises toas. siin on näha, et see seinapaneel, mis oli elutoas, on kenasti sobitatud ka magamistuppa. ja noh, lastetoad on see tegelikult täitsa eraldi teema, et see oleneb hästi palju lapse vanusest ja soost, et ja hobidest ja mida kõike me mida kõike me arvestame, kui me loome lastetubasid, aga siin on siis ühe noormehe tuba. ja kõik see kokku selline võib-olla tervikuks loodud selliste soojade, heledate, helgete toonidega, et see tekitaks sellise mõnusa, sooja, koduse tunde. et tähtis ongi see, et sa suudaksid seal kodus ennast väga hästi tunda, just sina ise ja sinu pere ja sul oleks kõik, mis vaja, alati praktiliselt kuhugi pandud ja asetatud, et sa saad selle seal vajadusel võtta ja kasutada. kui seda videot vaadates tundub teile, et sooviksite minuga oma järgmise kodu sisustamist arutada, siis võtke minuga ühendust, vaadake siin allpool näha olevalt lingilt minu tehtud töid ja saame kokku, arutame, milline võiks olla teie kodu. kõike head!